kivi taga peidus magasin. Päris mõnus tuul oli ja vaata seal. Täna on siis reisi 3. päev. 16. august on ju. Kellel oli siis vaatasin, kui telefoni käima palju. Tuul on hea, hästi kõvadi kõva. Aga kivi taga siin mul on tulnud midagi. Ilm on täna väga ilus, mõnusad pilves, seegi on siin hästi kaunid pilve läinud see mägi, aga see mind ei huvita. Põhilised mäed on sealpool. Seal taga eile veel nägi, täna ei näinud. See emba-kumba on see Alti. Mul on nüüd siit Soome Alti peale 6 kilomeetrit veel ja Norramaa on siis 12 kilti, 6 kilti nende vahe. Ma võtan kõigepealt ikkagi selle Norra ette ja siis mul lips on ka läbi Soome omast. Jalad natukene annavad küll veel tunda, aga ei ole hullu, 2 päeva on trambitud ka. Ma loodan, et need pilved minema ei lähe. Tagant ka sealt meile tuli, seal on mõnusad pilves. Saaks üks päevgi päriselt pilvedes olla. Aga midagi teel siin hommikuse protseduurid ära ja kohe kiirelt teele. Päeval pikkust enam ei olegi. Vast juba päev läbi. See aeg läheb võtta. Olemas. Paistab. See on siis nüüd see Soome-poolne Alti. Oli see 1324 või? Mingi kell 8 hakkasin liikuma. Vaatasin tagant kaugelt järve nurgast. Praegu on kell 9:30. 1,5 tundi on vantsitud. Tee on siuke mõnus. Stepitee on vahepeal, kus vesi üle läheb, siis on mõnusad mudaloigud. Korra saingi ühe jala vähem märjaks. Sokk on katki läinud. Vägev. See ei ole lihtne see matkaelu, kalliks läheb. Aga minu rada läheb siit, kui siit on näha, läheb siia, ümber nurga, siis lähen sealt eest läbi. Panen otse Norra mäe otsa, ma ei hakka siia vaat minema. Aga siin on mõnus siuke. Vahepeal oli päris süngeks läks, ma ei tea, kuidas seal on. Tahapool on päike. Vahepeal vaatasin oli päris süng, et must, et saan vist vihmaga. Vihmaga ongi äge pulg, kui vihma tuleks, mul ei üldse vihma vastu mingit varustust, ainult väike vihmakeep on, et väike jopekene. Saab. Selge on see, kui me pilvedes seal Norra mäe peal lähen, et seal see kindlasti saab riidet niiskaks. Mingisugused riided on. Eks vaatame, mis siin pakkuda on sellel teekonnal minule, missugused üllatusi varuks. Aga lähedal, ei ole hullu. Ongi Soome oma siin. Teeme väikse pausikese, väikse tubaka veel ja rüüpan vett ja jätkan matka. Siin all oli, paistavad ka mingid majakesed, et seal siis oligi silt, et 11 kilti. Ma andsin tolle, mina ei oska enam siin visuaalselt midagi öelda, kõik tundub nii lähedal, nii lühike, aga ma arvan mingi võib-olla 2 kilomeetrit äkki olen maha vandsid. Liikumiskiirus on varam mingi 1,5 kilomeetrit tunnis. Siit praegu küll tee hea, aga vahepeal on mõnusalt kivine, mudane. Siis vaata otsi kuskilt ümbert toksida. Jaa, tegin koti ka kergemaks. Ladusin välja omal söögikraami kotist. Jätsin sinna mõne pakki seda teed. Gaasipliidi, kaerapuudvast pakki viiaks, äkki tuleb nälg peale. Aga kõik muu ladusin maha, ma arvan mingi 2-3 kilone, konservid, igas suured toidupakid, kuivtoidud, kõik jätsin sinna, kus ma viimaga ööbisin kivi juurde. Ja kott on ikka, sai tunduvalt kergem. Ikka mõnusad asjad, aga ikka vähe õlgade peal hakkab ikka, sest see õladel ma saan kõva
mugava valu. Eilegi juba panin siia igasugused pehmendusi alla käterätid, aga ei saa. Kott peab ka mugavam, kuigi ei ole mingi odav kott, on Alti kott, aga just need kohad hakkavad mõnusalt lõpuks õlgade peale. Sinna panin alla igasugused käteräti tüki ja mis ma siin alla toppisin kõik need rangluud. Kroksiga, talvekroksid. Natuke vahepeal kahetsesin, et siin kõndid siin ilma, et oleks kuuma kõndida. Aga ei ole hullu. Jätkame matka. Tahtsin vähe nüüd seda riietuse kohta ka öelda. Nagu näha, ise ka võtsin selle paksu luusi alt ära jälle. Siin on mul juba varasemadki päevad, et vahepeal panete peale, kui seisma jääd pikemaks, et siis hakkab külm, et praegultki mõte mul on siin alla veel eesääk on siin all. See on läbi vettinud, ära higistanud. Et kui liigud küll jumala vaikselt, aga mõnusalt kuum on kogu aeg liikuda. Aga seisma jääd, et siis on jah, et suht jahena. See hommikul allpool seal oligi kõva tuul, kui ma hakkasin tulema, et siis ma panin selle paksuma peale. Eile õhtul, kui eile mööbimiskohta jõudsin, siis tuli mingi onu, lühikesed püksid, rihmikud jalas, kepid käes, panin nii nugis kiirelt mööda, eks ta oli mingi tegija ka. Ma siin ise alguses, kui mõtlesin, ma hakkan tulema, et panen ka lühikesed püksid jalga. Aga kui ei julgenud, mõtlesin äkki külmub ära. Sinna, seal peaks olema. Aga ma ei praegu kinnita midagi, sest minu geograafiaalased teadmised on täiesti null. Korduvalt ära eksinud. Rajalt mööda pandi vales suunas. Aga praegu toeks enam mingit muud varianti olla. Peaks olema see. Aga davai. Kell saab 11. 10 pärast. Kuskil 900 meetrit olen praegu. See on mingi Alti ATV, VTV ja mingi Alti AT. 1,5 kilomeetrit. Soome mäetipud ilmselt üks on seal. Teine siis on seal. Seal on kuidagi varausmökid või toad. Siin kuskil võet olla. Siin on mingi tipp oli see 1317. Siin künkaid on päris palju. Lõhverdamist ja ronimist siin on, et üks tee mina. Saame siin võkka. Sealt ei mõnda minema kuidagi niimoodi. Kuskil sinna. Pilvede sees on ilmselt see tipp, kas see seal. Või siis seal taga kuskil vahepeal, et see. Siit näitab ka üks tee. Mingid pulgad lähevad. Ma ei tea, näen ilmselt seda teed. See läheb siit. Siin mökkide peale. Ei tea, pool päeva ees, eks ma vaatan, tõmban siit minema, vaatan, kuhu see viib. Kaarti pealt näitab küll, et võiks siit minema see tee. Eks täis, varsti enam kohal, aga mingi kella 4-ks, kuskil sinna kanti, pole jõud kohale. kolleegid järgi.
kuskilt. Ei tea, kas üldse midagi kuulebki. Pool tundi on tõustud, mingi 1095. Tipp on seal ülal. Panin käpikud kätte ja mütsi pääsin suht vinge tuul. Aga tõusta veel siis mingi jääb laias laastus 300 meetrit. Vägev. Varsti paistab lumi ka seal kuskil. Siis saab lumememme teha. Kohad nalja teete või? Jumal auto. Paistab sealt kõik veel minevad, sealt tagant läheb. Siit läks üks paar mööda, keda ma eile just nägin, kõndisid minust mööda. Et sealt kuskilt nuka tagant läksid. Aga mingi 1200 on tõustud. Kurat, sinna lume juhtum küll ei saa. Ma tahan lund näha. Aga vägev. Okei, jätkame tuurimist. Seal nad ronivad. Päris pikk maa veel. Kurat, see on hullem kui Saana tundub kuradi köki-mökina, laste mägina. Ikka mõnus on siin tuurnida. Alla minek saab päris huvitav olema. Alt tuli, siis mõtlesin, et näen, mingi asi on siin. Et see on narva. See on naralike. Aga üles jõudnud, näed, mul oli korraks pettumus. See oli Soome. See oli matkaneedele siin. Aga oli kohe positiivne noop, et hommikul, kui ma mõtlesin, ma jätan selle Soome päeva, et minu arvasin, et see on seal kuskil. Sinna üli hakkavad tuurning, võtta teise kohtas. Aga puhas puhas, see on jätta veavad. Soome halti on võetud 1324. See on siit natuke seal tagapool. Mingi 50 meetrit. See... Mul täna oli üldse plaan, siis mäe peal mõtlesin, et ma käin selle Narva tipus ära. Ja ei hakka Soome oma võtma, et jätan teiseks päevaks. Mäe otsa jõudsin Soome lipp, siis oligi see üks paar, kes mu ees kõndis. Need olid ka. Et ühesõgas tuli ära ka Soome tipp. Ja nüüd ei ole midagi muud, minu sihtmärk on ikkagi Narva. Ma ei tea kumma kumm. Kas see või siis see. Kõrgus järgi paistab nagu see oled. Et tuleb pikem päev veel. Minna veel on. Jätkame reisi. Lumi ja jää. 1295 meetrit. Täitsa ehtne lumi. Ma saan jälle peab läitud ära testida. Ei testida, aga tälla läitud eesmärk. Täitsa ehtne lumi. Kuha pakib ja süüa ka kõlba. Väga hea. Teengi lumememme siia nüüd. Ainuke lumi, mida ma siin näen, rohkem ma ei näe ka. Võdised ei puha. Mis lumi. Väga jääd ja täitsa lehtne värk. Oh, jääd paksust on. Sulavad kõvasti tal siin.
lahe, jälle üks eesmärk täidetud. Nüüd on vaja veel saada kätte see Norra tipp sealt. Ja siis pilvi ainult raisk ei saanud, see on kahju. Küll pilvede sees. Mingid tuustikud sinna lähevad, aga need on juba nii kõrgel. 16. august kell 13.02. 2022 aasta. Päris lumememm. Lumeväljal. See on nüüd 1295 meetrit kõrgusel lumememm. Ei ole käh, kui see lumi sulab ära niimoodi siin, et jumala kõva. Mingi lumeputukas. Aga siin ma võin oma magamiskotti ära tõsta, et põhimõtteliselt siin magada -20 käes. Peaks ringi käima. Aga jätkan matka nüüd sinna Kuti peale lähen magamaale. Kalli alt jookseb veesi. Eile ka, kui üle jõe läksin, oli kaartikul jõgi märgatud, oli kõik tšukke kivinena ja all jookseb vesina. Soome valiti, sealt ma tulin. Sinna lähen. Mis nad siin ehitama hakkavad? Seal on seal tahapoole välja kõik need traadid ja hakatakse piiri ehitama või? Ei tea. Hästi huvitav tähelepanek. Soome pool on jumala hall. Siin on jumala pruun. Siin on hoopis teised kivid ka mingid. Hästi huvitavad. Krabelised ja kõik on pruun. Soome poolt kui vaatad, kohe ongi, kõik läheb palju hallimaks. Triip jookseb kohe. Maastik kohe palju vahetab. Ei tea huvitav, milles siuke asi. 13.48. Norra halti tipp saavutatud. 2,5 päeva jalgsi matka. Täna siis 16. august ikkagi. 2022. See on tehtud. Jube tuul on, saa nurga tagant välja minnagi. Läheb pandud soomlased ka oma lippu teispool sinna. Keegi ei käinud valutanud. See vägitükk on nüüd tehtud. Panen nimed kirja siia kuhugi kasti. Siin on mingine kast. Ei tea kumba, kes see kast oma nimega kirja. Tööda vähemalt üks küsimus on vastuse saanud. Suutsin selle ära teha. Pidasin vastu, muidugi 50 kilti tagasi ka veel, et ma läksin üle 50 kilti tuleb, eks ma kunagi tagasi jõuan. Siis teen mingi kokkuvõtte. Vägev. Seiklust oli palju. Loobumismomenti ei olnud kordki. Igasugune äge. See on nüüd tehtud. Ja on kuidagi tühi tunne jäänud. Polegi enam nagu midagi. Kes loogib kodu tagasi ja silm pisaris ja tönts ja hakkab mõtlema midagi uut. Aga tegemist on jah, et uut on jah just ootamatult, et see Soome altigi tuli ära. Mõtlesin küll hommikul rääkisin, et Soome alti teise koha peal, aga noh, minu geograafia. Mõlemad purgis. 3 üle kilomeetrist mäetippu minu nimel. Tähendab, mitte minu nimel, aga olen ära võtnud. Poole peal esimese päeva lõpus võtsin esimese üle kilomeetri mäe. Ei, 1, 2, 3, 4 tükki jah. Ja üks 500 meetri peaaegu. Aga see on siin.
siin oma jäädvustusprotseduurid ja tehtud see Aldi. Sest et see Euroopa trip, mida ma tahtsin tohutult teha, plaanisin ja jäi tegemata, aga see jääb teiseks. See hull tükk on tehtud, aga võib ette võtta küll vähe hullemaid trippegi. Jess, väga hea, see on purgis. Kuus kilti on tagasi kõnnitud. Alla hakkasin tulema poole mäe peal kõva tuul. Hakkas vaikselt tibutama. Ja paistab, et tibutab päris usinasti. Minu vastu tibutab, kui vähe hakkama seened. See asi vett ei pea. Läbi märk. Ainuke vihma asi, mis mul on. See mida peaks mõnusalt märk. Mis edasi siin saab. Loodame, et jääb järgi, et kuskil saab ikka oma kodu lahti lüüta ja magada ikka soojas. Aga ma arvasin kohe, et nii lihtsalt see ei ole, et lähed päiksega tagasi, kõik on ilus kena. Tuled lihtsalt napsid 2 tippu ära ja lähed lilled peost tagasi. Huvitav saab olema. Plaan on muidugi huvitav, et kõnniks ta nii pikalt kui jõuab. Siin on Meegamäel ära, et siin on üks punkt. Siit on vast minna veel 5 kilti. Ja siis veel 8 pilti. Jõuaks sinna Meegajärvele. Ja siis oleks põhimõtteliselt mingi 30 kilti. Selle kohaks ühe jutiga maha. Seepärast täna sai peale Usiniste käidud. Sealt hakkasin tulema. Kilomeetri kõnni sinna Pitsusjärve selle maja juurde. Ja sealt näitas plakat 11 kilti sinna Alti otsana. 11 kilti tuleb mingi, edasi-tagasi. 2 kilti tulin sealt. Siis 11, 22, 24 kilti. Alti otsast Norra tippu, edasi-tagasi 4 kilti. 28 kilti. 30 kilti tuleb ju täna kokku, et siis homseks jääks veel see 30 kilti minna. Läheks ühe õhtuga ära, aga
Nagu siin video käigus on selgunud juba, et minu plaanid ja kaardi lugemised on väga super tasemel. Alati võib loota. No kaardi luges ma üldse imestagi, sellepärast ma suudan GPS-iga ka auto valesti sõita. Siin veel maastiku peal. Aga nüüd on need pilved ja mina ei saanudki pilves, vot see jäi saamata risk. Kõik muu sain kätte. Mis oli plaanis saada. Aga noh, sellest nüüd kõnnin pisarate pilves, mis tuleb pisaratena alla. Aga jah, jätkan siis matka ja vaatan kaugele jõuan. Õnneks tuul jäi ainult järgi, vahepeal nii raju kõva tuul, et oli üks samm edasi, 14 sammu tagasi. Siuke ta on. Lähme jätkame teekonda. Müür istab. Seal on päike. Seal on vikerkaar. Müür istab ka. Siin sajab. Märg nagu kassipoeg. Olen kuiva kohtagi. Kinostest ka tuleb vaid vesi välja. Ma ei tea. Täiesti plaanitu värk. Ega siin midagi muud teha polegi, kui ainult edasi minna. Midagi. Äkki 5 kilomeetrit veel, paar tundi veel. Sinna poole kuskile. Siis peaks hakkama mingid mets tulema, mingid puud. Praeguse plaani kohast ongi, kell on nüüd 7. Suht väsinud, kõik on kole, oi kui ilus vikerkaar. Et tõmbaks ennast võrkkiirega sinna lihtsalt puude vahele rippu, lihtsalt kõlbuks seal, olekski vihmakäes, kui nii läbi märg nagu kassipoeg. Et puhkaks vähe jalga, selga ja siis jätkaks teed. Selle vihmaga nagu nii. See on nagu kaltsela, see järjest raskemaks muutub. Et puhkaks jalga nii kaua natuke, tunni paar. Äkki jääb vihmasadu järgi. Kuivataks vähe asju. Aga kui ei jää, mina lihtsalt kõnniks edasi. Et jah, kui jalad nii väsinud juba, et selg ka. Nüüd tegigi siukse trikki, et tegin asja kergemaks. Võtsin koti küljest selle junni ära, mul see kogu aeg kõlkus. Ja see tõmbas ka kuradi nii õlgade peale mul selle asja, et praegult on päris hea, et lihtsalt tõmbab seljani valusaks. Kott hakkab ka varsti vett läbi laskma. No ei midagi. Saabki vett juurde. Ongi muidu liiga kerge kott. Mis ikka, jätkame matka, vaatame, mis üllatusi veel pakkuda on. Sellel elul seiklusi ma otsima tulin ja seiklusi ma sain. Väga lahe. 2 päeva veel. Naljakas. Tegelikult ei ole. On ikka. Järvesest tuleb vikerkaar. Künka taha. Enne oli seal teine ka natukene. Juba kadus ära. Seal taga on mõnus sadu. Vahepeal nagu jäi koera järgi juba. Ja päike korraks jäi järgi, hakkas uuesti tibutama. Ja juba nii lootsin. Seal kuskil seal nuka taga juba hakkavad puud ka tulema. Siin on vähän liiga väiksed. Aga loodame, et läheb ilusaks ja poolt tuleb järjest pressid peale, et see läheb minema. Vaatame, mis juhtu toob. Ohoh, leban nüüd siin valkiiges. No mis valkiiks on see? Magamiskate. Läheb vihma tule, vihma järgi. Seal nurgas on veel vikerkaari jupp, väike paistab. Väike läheb looja, kuskil juba vist on läinud. Aga nüüd ma ei jaksa enam. Ma vähe mingi aeg levan siin, teatud X aja. Puhkan vähe selga jalgu ja võib-olla jään ka ööseks siia. Tõmban oma magamiskoti välja, loodan, et see õige niisk ei ole, nagu näha, see on ka kotis märjaks saanud, kuskil asjade keskel.
eks näis praegu mingit plaani ei ole, lihtsalt praegu tahaks puhata mingi X aja. Lihtsalt enam ei suuda kõndida. Jalad käivad risti. Suudan veel mingi 5 kilti minna siit äärest umbes. Siis tuleb niisugune jõgi, vähe laiem koht, kus on hästi kive täis, sealt tuleb üle minna. Ja siis mõtlesin, kui ma praegu sinnani välja kõnnin, ma ei suuda sealt igast üle minna, ilma et ma sisse kukun. Sest jalad ei kuule enam sõna, praegugi komistasid siin kivide taha ja korra kukkusin selli ligi. Kuskilt siin midagi mudane on, joogitopsik. Siis ma otsustasin jah vähe taastun, kogun jõudu vähe, närin kuivatatud ploome ja eks näis, mis siin saab. Lähen edasi või ei lähe, aga noh. Vähemalt kõva tripp on tehtud. Vaat mis see kell oli, ma vaatasin, sai 9. Hommikul mõtlesin 8 hakkasin. Mingi mõnus. Ikka ka 12 tundi, üle 12 tunni olla siin pänderdad kõvasti. No muidugi üks vahepeal kohvipausid ka, nii-öelda kohvipausid. Aga suurt ei olnud, vähe istusid ja puhkasid ja kilometraaž praegu võib tulla kuskil 35 kilomeetri kanti või sinna 40 juurde kuskil. Ma ei viitsigi enam arvutada ka mitte midagi. Praegu näit saaks vähe puhata. Ja nüüd ongi see huvitav moment, et siin käisid, mõtlesin oma mõtteid ja et siis mõtlesin, et ikkagi hea, et oled sa looduses, hoopis organism kõik hakkab hoopis teiste instinktide asjadega toimima. Vastupidavus ja kõik hoopis midagi muud. Nüüd on vist lööb see instinkt välja, et ruttu saaks oma teo peale ära. Nii-öelda tubasesse ellu jälle, sest nii siuke väss on juba peal, et aga kõik on väga lahe ikkagi. Loodan väga, et sealt läheb ilusaks, tuleb sealt nora poolt ikka pressib peale, et seal taga on hästi tume. Sinna poole vist läheb kõik, et riided on enam jälle kuivad, natuke on niisked. Eks ma vaatan, vähe lebane, siis vaatan, mis saab edasi. Jään ma siia magama või kõmbin edasi. Mingi 5 kilti oleks veel minna, see oleks selles teises peatuses. Siis jääks veel teisest peatusest minna kolmandasse, 4. Ajaga mingi 25 kilti veel jääks minna. Et sellega rabaks küll homsega maha. Ei tea, ei mõtle midagi, aga tuleb puhkame, levame, naudime vikerkaari, mingid kimalased putukad siin ka lendavad. Ega nad kaua ei lase siin olla, aga mul on nende jaoks ka rohtu, kui nad palju hakkavad ülbitsema. Aga jah, praegult puhkame. Sajab päris usinasti. Lugesin tekikotti peitu. Vaatasin, et see tekikott isegi, mis tekikott, see magamiskott. Mingi vett ülgav pind on ikka peal. Eks näis. Kaua ma siin kestab, kaua ma saan siin olla. Ja me näeme. 9:30 on kell. Vaatame edasi. Pinge tõuseb. Hommikut. Nagu näed, kaamera väriseb. Läbi külmunud. Külmunud, aga lihtsalt tulin sealt oma soojast pesast välja. Vastik külm, riided kõik on niisked. Välja tuule kätte tulla on külm. Seal oli hea soe. Aga siis öösel tegin mingi siukse asja. Panin madratsi alla, see läheb märjaks. Panin madratsi alla, et ühe küljealune oleks kuiv. Esialgu see pidas vett küll mingil määral, nüüd on parat läbi vettinud. Omakorda niisugune niiske. Siis panin selle vooliumi niimoodi peale. Vähekene vett tuli ja ikka äärtvahet läks sisse, mõtlen, et lõpuks on üks on niiske, järgmine järg. Ja saan nüüd panen kola kokku. Kotist viskan siit mingid söögikraamid, mis nii veel on. See on ka veel soe, ei ole seal läbi märg.
ei saa midagi teha. kõik söögisoga välja vähe, mis siin on põhjas. ei olegi midagi. igal juhul kott võimalikult kergeks, mis siin selle viljas on. ja siis on kell 5, näevad mingi 25 kiltki on. mingi õhtuks peaks, kui nüüd minna 2 kilomeetrit keskeltläbi tunnis, siis peaks jõudma õhtuks 10, 11, 12 äkki kohale. paistab siit udune, vahepeal on selge. panin praegu veel pool niiski selle vesti ka veel peale, rohkem kuiviriidid enam ei ole. hästi lollakad putukad on ka siin, udivad risks. ja siis tuli siuke idee, et saan selle, lükkan siia peaaugu sisse, siis saan selle omal üle pea panna, nööri keskelt kott kinni. on ka vähe vihmakeedus, vaata oleks nüüd selle peale juba eile tulla. oleks ainult riidid olnud kuivad. mingil määral rohkem. ei hullu, alustame tänase päeva seiklustega. täna on siis 17, neljapäev on täna. vaatab, pea on vastu. jalad on puhkanud, selg on puhkanud. tuleb anda nüüd tuld, nüüd ei ole enam muud varianti. vaevalt siit päikest tuleb, eile õhtul kohati on vähe selge, siis on jälle pilves. eile mäe otsas käilu, mis seal ütles, et lubas täna terveks päevaks. vihma, Norra poolsel on päris tume, aga selge, tuleb hakata liikuma, kõndima hakkab, siis saab ka sooja juba, siis ei ole enam hullu. aga jätkan siitmaalt oma toimetustega, vaatab edasi. rahvastega vastus olnud, kes läheb sinna alles, jõudu neile. siis võtme järgi, soojali käia, et see kostüümis kodus olla. Kell on 9:30, 2,5 tundi on võidus. Ma jõuan täna lõunaks kuskil siia. Siit on 9 kiltri järgmisse kohta. See on see viimane punkt, Saarijärvi. Ja sealt minu arust oli veel 12 kilti. Aga noh, siia ma tulin ka gaas põhjas peale. Vähe juba tempot vaadatakse. Aga ma tulin sealt järgi. Sealt nopeni. Õige täiendab siit. Põhjust ma ei kaotud mitte midagi. Kaarti poolt ilusti näevad. Olen siia pildi juurde. Ei ole kaugel. Ka. Ma arvan. Lõpuks olen Saarijärvel. Tuli jälle hunnikuga viidid ka. Puttu. Kõige ägedam on see. Mägi keeb.
põhjagaasiga annab minna. Selle fikseerin siis ametlikult nii-öelda oma 2 korda Alpi mäetipu vallutamise. Kell on 16.09. 17. august. Et siit maalt see on lõppenud. Mõlemad mäed on napsatud. Ja see trip on tehtud. 3 päeva minekut, 1 päev tulekut. Seikluse rohkem kui rubla eest. Ja lõpp läks eriti kreisiks. Tagasi tulek. Auto veistab seal taga.